Kuuled? Mesilaste töö on üks hämmastavaid nähtusi meie maa ökosüsteemis. Keskmises peres elab umbes 30–40 000 isendit, kui nad käituvad rohkem nagu üks organism. On 3 eri liiki mesilasi, kellel on igalühel oma ülesanded. Enamik mesilased tarus on töömesilased. Nad on emasmesilased, kelle teha on kõik tööd, mis perel hetkel vaja on. See hõlmab kärgade ehitamist, nektari kogumist, taru puhastamist ja palju muud. Kõik need ülesanded jagatakse mesilaste vahel valevalt nende vanusest, luues efektiivsema tööjaotussüsteemi looduses. Töömesilaste kasvuperiood munenemisest sünnini on 21 päeva, mille järel nad närivad ennast käresest välja ning hakkavad kohe tööle. Üldiselt elab töömesilane ligikaudu 6 nädalat, kuid eelnevalt talvele hakkavad mesilasperes sündima spetsiaalsed talvemesilased. Neil on mitmed füsioloogilised erinevused tavamesilastest, mis lubab neil talveperioodil elada umbes 4–6 kuud, kohati isegi rohkem. Lisaks nad kuhjavad tihti kobaratesse, et hoida üksteist soojas. Ülesanded erinevates vanustes. Siinkohal tuleks ka märkida, et ajavahemikud on umbkaudsed ning võivad vastavalt olukorrast ja perest paar päeva nihkuda. 1. ja 2. päev. Koristaja. Mesilased on meistrid taaskasutamises. Juba nende esimene ülesanne on oma enda karjakännu puhastamine, et seda saaks kasutada tulevikus kas uue mesilase kasvatamiseks või mee hoiustamiseks. Seda tuleb teha hoolikalt, sest mesilasema ei ole nõus munema räpasesse kännu. Pärast sünnipäeva koristamist hakkavad nad eemaldama torust prügi, surnud mesilasi ja lisaks puhastavad vanemaid mesilasi tolmust ja mustusest. 3.–12. päev. Amm. Selles vanuses töömesilaste ülesanne on kanda hoolt vastsete toitmise ja arengu eest. Ülelõua ja neelunäärme abil hakkavad nad nõletama spetsiaalset toitu nimega mesilaspiim, mis on ekstreemselt valgu ja vitamiini rohke. Seda toidetakse värsketele vastsetele esimesed 3 päeva, pärast mida minnakse üle õietulmu ja meesegule. Selles elufaasis hoolitsevad nad ka mesilasema eest teda toites ja puhastades. Nende ülesannete alla käib ka mesilasema toodetud feromooni levitamine tarus, millest tähtsam on QMP, millel on mitu funktsiooni. Esiteks, see annab perele teada, et tarus on elus ja terve ema, kuid teiseks see hoiab teiste töömesilaste munasarjad passiivsed, mis tagab, et mesilasema on ainuke, kes muneda saab. 13.–18. päev. Ehitaja. Ehitajate töö on lihtne. Nende keha toodab spetsiaalsete kõhualuste vahenäärmetega vaha, mis valmib vahaplaatide kujul. Need vormistatakse vastavalt vajadusele ning nendest ehitatakse uusi kärgi, parandatakse vanu ning hoiustatakse teiste tööliste toodetud õietolmu ja nektarit. 18.–21. päev. Valvur. Selleks ajaks on töömesilaste mürginõre tööle hakanud ning nad hakkavad kaitsema taru sissepääsu juures, araste ja putukate eest. On teada tuntud fakt, et mesilane sureb pärast naelemist, kuid tegelikult pole see 100% tõsi. Mesilased saavad täiesti normaalselt naelata korrutavalt väiksemaid putukaid ja ämblikke, sest nende kesta jäi aastal kinni. Naelates aga mõnda imetajat nagu inimest või karu, jääb nõel paksu elassesse nahka kinni. 21.–42. päev. Koguja. Alles oma elu lõpus saab töömesilasest koguja. Nende ülesanne on lennata eemale, otsides õietulmu ja nektarit. Nad imevad seda õitled eraldi põide oma kehas ning võivad korraga kanda kuni 80% oma keha raskusest, kuigi tavaliselt kannavad nad märksa vähem. Tihti lendavad mesilased kodus kuni 3 kilomeetri kaugusele ja suudavad vaevatult tagasi navigeerida. See tekitab mesinikest tihti peavalu, sest kui taru on vaja liigutada enam kui paar meetrit, tuleb esmalt see viia vähemalt 4 kilomeetri kaugusele ja seda seal hoida 2–3 nädalat. Seejärel saab alles taru asetada sinna, kuhu vaja. Kui vahepealne saame ära võtta, jätavad mesilased uue asukoha maha ning asuvad tagasi vanasse asukohta. Kui kogujamesilane on leidnud hea koha korjeks, lendab ta tagasi tarru ning annab teistele sellest teada kindla tantsu abil, seletades asukoha suunda ja kaugust. Enamik mesilasi küll kuulavad juhiseid, kuid märkimisväärne osa hoopis ignoreerib neid. See on oluline, et pere otsiks pidevalt ka uusi toiduallikaid, mitte ei jääks sõltuma neist, mis juba on leitud. Lesed. Üldiselt moodustavad lesed 5–15% mesilaspere populatsioonist. Kui perel läheb hästi, sünnib neid rohkem ja vastupidi.
Nende arenguperiood on kõige pikem, kuni 24 päeva. Nad on isased mesilased ning tihti kutsutakse neid pere laiskvorstideks. Võrreldes töömesilastega ei tee nad väga palju ega paku pere enda jaoks mitte mingisugust kasu. Neil pole astet, et toru kaitsta, nad ei käi korjal ning lasevad tihti teistel iseennast toita. Nende ülesanne on hoopis tagada liigi geneetiline mitmekesisus. Selleks nad lendavad tarust välja kinnatesse kogumiskohtadesse, kuhu teiste perede mesilasemad tulevad paarituma. Kogunemiskohad on üüratult suured piirkonnad õhus, kuni mitusada meetrit laiad. Need on mitmekümne meetri kõrgused ning ühes päevas võivad kogunemiskohast läbi käia tuhandeid lesed. Teadlased pole siiamaani täpselt kindlad, mille järgi kogunemiskohtade asukoha valitakse või kuidas mesilased need üles leiavad, kuid need võivad püsida samas kohas muutumatud aastakümneid. Leskede keskmine eluiga on umbes 8 nädalat. Pärast umbes esimese kuni teise nädala pikkust kasvuperioodil käivad nad pea iga päev kogunemiskohtas otsimas mõne teise taru mesilasema, kuid vaatamata nende järjepidevusele õnnestub väga vähestel leskedel kunagi paarituda. Keskmiselt teeb seda ainult üks sisend 1000 ehk 0,1% ning pärast paaritumist surevad, sest nende suguorganid tõmmatakse küljest välja. Talveperioodil visatakse lesed tarust välja, sest nad tarbivad palju toitu ega aita kaasa. Kevadel sünnivad uued ning terve tsükkel kordub. Mesilasema. Mesilasema on iga pere süda. Kunagi on korraga vaid üks. Kui peaks tekkima olukord, kus neid on mitu, siis tihti kas emad võitlevad surmani või üks neist, tavaliselt vanem, lendab poole perega minema. Neist viimane on kusjuures täiesti tavaline protsess. Selle nimi on sülemnemine. Niimoodi muutub ajapikku üks pere mitmeks. Iga mesilasema paarutub elus ainult ühe korra leskede kogunemiskohas ning teeb seda mitmekümne lesega korraga. Kõik saadud seemnerakud hoiustatakse spetsiaalses seemnepaunas ning nendest jätkub elu lõpuni. Munedes saab mesilasema ise otsustada, kas tahab munaraku viljastada või mitte. Haaploitses ehk viljastamata munarakus kasvab isane mesilane ehk lesk ning tiiploitsest ehk viljastatud rakus kasvab emane mesilane, üldiselt töömesilane. Kui tekib olukord, kus vaja kasvatada uus mesilasema, siis söödetakse töömesilasvastele palju rohkem mesilaspiima kui tavaliselt terve kasvuperioodi jooksul, muutes traditsioonilise töömesilase emaks. Huvitav on see, et kuigi mesilasema on pere suurim isend, on tema kasvuperiood kõige lühem, ainult 16 päeva. See tuleneb sellest, et talle söödetakse palju rohkem valgurikast piima, mis võimaldab kiiremat kasvu. Tänu oma rikkalikule dieedile elavad mesilasemad palju kauem kui teised, üldiselt 2–3 aastat, kuid mõned emad võivad elada lausa üle 5. Seetõttu on paljudel koduses keskkonnas kasvatud mesilasemadel värviline täpp peal. See tähistab aastat, millal ema on sündinud, kuid aitab ka teda paremini märgata, et mesinikud teda kogemata tarust välja ei võtaks.